Hey vlog, it's Diana Banana ja Bailey. Täna on kolmapäev, 8. aprill ja ma ei ütle teile, mis kell on, sest et kell on liiga palju. Ütleme niimoodi, et kui praegu oleks veel talv, siis ma ei saaks praegusel kellaajal enam filmida. Ja ma alles alustasin selle video filmimisega, nii et jah. Ma rääkisin teiega viimati tegelikult täpselt 2 nädalat tagasi, sest ma võtsin 2 nädalat antibiootikume ja täna on viimane päev. Ma ei tea, kas ma olen täitsa terve, sest ma ikka köhin ja mul on nohu, aga samas mul on krooniline nohu, sest et mu nina on nii kõver, et ma ei saa normaalselt hingata ja arvatavasti see tekitab mulle kroonilist nohu 24/7. Ma ei tea, kas ma olen nagu enda kohta terve, et kas see on lihtsalt mu nina, mis mind nagu ikka veel haigena hoiab või ma peaks veel ravi saama, ma ei tea. Aga mu olemine palju parem ja ma olen nii kaua oodanud, et selle videoga alustada, sest ma tegin ettevalmistusi selleks videoks juba varem mingi 6 aega tagasi. Selle nädalal on siis suur reede ja pühad, mida kutsutakse lihadevõteteks, munade pühadeks ja minu kodus egg day'ks. See egg day nimetus on nagu inside joke, sest et see on inspireeritud sellest poisist, kes näeb tihti välja nagu muna. Nagu egg. Kui ta paneb kõrvad taha ja on mingit pahandust teinud, reaalselt näeb välja nagu väike egg. Egg day boy. Egg. Et ja, täna tahaks siis kodu munadepühadeks, lihadevõteteks, egg day'ks dekoreerida. Mul tegelikult pole väga palju dekoratsioone, sest et see on esimene aasta, kui ma üldse selleks kaunistan ja ma pole netist midagi leidnud. Nii et mul on need asjad, mis ma ostsin ennem seda, kui kõik see jama siin pihta hakkas. Ja lisaks, kui te mäletate, ma tegin enda sünnipäevapaiku jaanuaris toas remonti, kus ma vahetasin tapeedi ja kõik asjad ära ja siis mind jäi häirima see üks tühi sein, millega ma ei teadnud, mida teha. Ma ostsin lõpuks selle seina jaoks riiulid, me paneme need püsti ja jah, meil on täna päris palju teha, aga ma pean alustama sellest, et ma koristan kõik ära, sest kuidas see muidu dekoreerib, kui kõik on sassis. Ja minu kodu on hetkel väga sassis, sest ma olin lege mingi 6 aega haige. Hello, Bailey! See on overview minu toast praegu. Ma sain tunne, et ma olen viimane inimene, kes nüüd siin karantiinis enda kodu koristab, sest kõik teised on enda kodud juba ammu ära koristanud 1 000 000 korda. Number 1 on vabastada see põrand asjadest. See mu voodipesu, mille me hommikul ära vahetasime. Mina panen selle pessu. Siin on tavaline padjapüür, mis tuleb selle voodipesu komplektiga, see on ilus, see läheb ilusti kokku, aga kui te näete, ta on selline hästi matt, on ju, versus see, ma ei tea, kes kaamerast on näha, aga ta läigib nagu kergelt vastu. See läigib sellepärast, et see on tehtud siidist ja siidist padjapüürid on palju paremad sinu näole, sinu juustele. Ma olen sellest varem ka kuulnud, aga ma ei pööranud sellele erilist tähelepanu enne, kui ma nägin ühte TikToki. Quick PSA for all of the beautiful girls out there. Use silk pillowcases. I sleep on my left side. Nothing. Sleep wrinkles. Ja sellepärast ma olen otsustanud hakata magama võimalikult palju siidist padjapüüriga ja kui teil on mulle häid soovitusi, kus saab hea hinnaga siidist padjapüürest, ma tean, et võivad olla päris kallid, siis öelge mulle all kommentaarides, sest et ma vajan rohkem siidist padjapüüre kui see üks, sest ma ei saa seda ühte kogu aeg kanda, ma pean seda vahepeal pesema. Ja minu jaoks isiklikult on see palju mugavam ka, ma reaalselt magan selle peal paremini. Reaalselt siidist padjapüür on nagu üks parimaid elumuutusi, mida ma olen siin hiljuti teinud. Ma viisin nüüd voodilina pessu ja mida te arvatavasti enne mu voodi tagant ei näinud, oli see segadus siin. Siin on mu padjad, voodikatted ja püksid. Ja et ma need enda põrandat ära saaks, on step number 2 teha voodi ära. Neid teisi poitu te olete vist varem näinud, aga see siin on minu uus padjapüür, mille ma tellisin AliExpressist ja mis nüüd alles hiljuti kohale jõudis. Tegelikult on mulle siia voodi peale veel üks uus asi, mida ma Eestis tellides nädalaid ootasin. See on siis selline roosa tekk ja ma praegu vaatasin, see matchib selle padjaga täiuslikult. Ma pole seda veel isegi pakist avanud, sest ma iga uue asjaga, mis ma tellima, lihtsalt ootan, et ma filmiksin, et seda avada. Nagu näha, ta natukene kortsus sellest, et ta seal pakis oli, aga ma praegu jätan selle voodi peale, võib-olla ta läheb ise sirgemaks, kui ta siin avatuna nüüd olla saab. Aga jah, minu meelest ta sobib siia voodisse ülihästi ja võib-olla ma muudan selle valge ja roosa teki positsiooni kunagi ära. Cute!
30 kraadi. Ma ei tea, kas te panite tähele või ei, aga ma igaks juhuks dressin siin, et jah, mul on 2 paari erinevaid sokke elas, sest ma lihtsalt ei leidnud ühtegi paari, mis matchiks. Ja ma pesen pesu kogu aeg. Ja ikka mul on igast paarist ainult üks sokk, ma ausalt ei tea, kuhu nad kaovad. Aga noh, vähemalt on mõlemad roosad, mis on parem kui see, mis enamustel päevadel siin toimunud on. Ma olen koristanud umbes 2 tundi ja mul on veel veits koristada, aga ma teen väikse pausi, et minna Peiliga õhtul välja jalutama. Täna on nii ilus ilm ja ma pole isegi veel õue jõudnud. Okei, praegu ütleb veel, et on 13 kraadi, päeval oli vist natukene rohkem. Ja see, et ma viin enda koera välja jalutama, mida ma ilmselgelt pean tegema, ajab paljud inimesed vihaseks, sest nad mõtlevad, et see võrdub sellega, et ma ei püsi kodus. Palun saage aru, et ma ei käi Peiliga jalutamas kuskil ma ei tea, kaubanduskeskuses. Me lähme metsa ja mitte kõige populaarsemale metsarajale ilmselgelt. Me lähme kohtadesse, kus on kas väga-väga vähe või loodetavasti üldse mitte inimesi. Ja kui riik ütleb sulle, et püsi kodus, siis ta mõtleb sellele seda, et ära mine iga päev poodidesse, ära käi linnas ringi, ära sa sõpradega kokku, ole omas kodus, aga käi ka väljas kohtades, kus inimesi pole, et enda immuunsust ja tervist säilitada. Ja ma ei tea, miks nii paljudel on selle mõistmisega raskusi, sest et on inimesi, keda ei huvita, praegu on olukord, nad saavad ikka sõpradega kokku, chillivad, ma näen neid tänava peal kõndimas, kui ma autoga mööda sõidan ja ma olen lihtsalt nagu... Ja siis on inimesed, kes saadavad mulle heiti selle eest, et ma lähen koeraga metsa, kus meil enamasti puudub igasugune inimkontakt. Mis on veel hästi selline kontroversiaalne teema, on maski kandmine. Alguses millegipärast Eesti Terviseamet kui ka ülejäänud maailm millegipärast rääkis, et maskist pole kasu. Ma ei tea miks, sellepärast, et nüüd nad on ilmselgelt ümber mõelnud ja ütlevad, et maskist siiski on kasu. Aga meil on ikkagi probleem sellega, et haiglates arstidel pole piisavalt maske ja sellepärast mina isiklikult ei taha osta ühekordseid maske ja ma arvan, et need peaksid pigem minema arstidele, kellel on nendest puudus, et nad saaksid haigeid ravida ja iseennast kaitsta ja teisi kaitsta. Ja kõige parem alternatiiv, mis ma leidsin, on taaskasutatavad maskid. Ma küsisin teie käest, et kust osta sellist korralikku taaskasutatavat maski, et mis päriselt ka kaitseb, mis pole lihtsalt suvakas riie su näo ees. Ma leidsin siis sellised maskid, mis esiteks on hea hinnaga, teiseks päriselt kaitsevad ja kolmandaks näevad isegi kenad välja Kristinas kliinikust ja mulle tuli just see pakk kohale. Ma tellisin siis 4 maski, 3 musta ja 1 valge, et natuke vaheldust oleks. Ma jätan teile Kristinas kliiniku lingi alla, kus te saate ise ka neid maske tellida. Hei, siin on Diana tulevikust ja ma pidin välja lõikama seda, kuidas ma seda maski proovisin, sest ma tegin seda täiesti valesti. Nimelt pole ma kunagi varem pidanud maski kandma ja ma olen näinud, et maski kantakse niimoodi, et need paelad siin on niimoodi ümber kõrveda. Ma üritasin ka seda maski niimoodi kanda ja mul oli terve aeg super imelik tunne ja siis lõpuks õhtul peale selle maski esimest kandmist ma sain aru, et need paelad ei lähe sul ümber kõrveda, vaid sa lihtsalt seod selle normaalselt niimoodi siit pea tagant kokku. Ja need alumised samamoodi. Ja kui te näete järgmistes klippides, et mu kuidagi need paelad töllerdavad siin ees, mingid imelikud sõlmed on siia tehtud, siis te teate, miks ma ei teadnud, kuidas seda maski kanda. Aga et sina oleksid targem ja ei käiks niimoodi valesti ringi, siis ma igaks juhuks mainin. Ja jah, ma panen siis lingi alla descriptionisse, et kui sa oled huvitatud, siis mina tellisin endale Kristinas kliinikust. Lähme nüüd Peiliga õue ja ma panen esimest korda selle aasta jooksul midagi muud peale talvejopet õue minnes selga. Matching mask ka veel ette. Jõudsime sihtkohta kohale ja me valisime Tartus sellise koha nagu Tammik, kus jalutades, et see on hästi selline lage plats ja ma näen kaugelt, kui keegi peaks tulema ja hetkel ma näitan teile. Siin reaalselt pole mitte kedagi lihtsalt. Sellepärast ma võtsin selle maski praegu ära ka, et lihtsalt õhku hingata, sest et kedagi pole läheduses, ma ei pea maski kandma. Aga kui ma liftist välja tulin, siis mulle tuli küll selline 5-liikmeline, ma loodan, et pere vastu ja siis oli küll päris hea, et mul mask ees oli. Mis ma veel tahan teha siin on leida
ja pajuoksasid, et neid vaasi panna, et mul nagu munade pühades dekoratiivne vaas oleks. Ma panin mütsi ka vähe, sest et päris soe ikkagi ei ole, ma ei taha haigeks jääda. Mul tuli praegu meelde, et ma olen teile alati tahtnud näidata, kuidas Bailey pissib, sellepärast ta pissib 2 esikäpa peal ja ta ei tee seda alati, ta teeb seda umbes pooled korrad võib-olla, aga ma üritan selle esimest korda lõpuks kaamerasse jäädvustada. Loodame, et ta leiab sobiva kusepuu. Oh my god, Bailey! Bailey sündis koos 2 vennaga, nagu 3 koos sündisid ja ma kuulsin kasvatajalt, et tema teised vennad pissivad täpselt samamoodi. Ma ei ole väga näinud, et teised koerad seda teevad, nii et jah, ma mõtlesin, ma jagaks lõpuks. Me tegime nüüd oma väikse jalutuse ära ja me ei sattunud mitte kellegiga absoluutselt kokku ja me saime siis neid pajuoksasid ka ja ma mõtlesin, et ma jätkan seda videot natukese aja pärast, mingi homme, ülehomme, sest täna läheb pimedaks ära ja meil on veel päris palju teha. Hei vlog, täna on suur reede ja ma alustan seda klippi, nagu ma alustaks uue videoga, aga me jätkame nüüd siin siis seda, mida ma filmisin üleeile. Mõtlesin, ma olen valmis päevaks, aga nüüd ma olen päriselt valmis. Ma olen kasutanud kodus olles rohkem kehaspreisid kui lõhnasid, kuigi järgmises videos ma teen ühe lõhna proovimise, Britney uue lõhna, so excited. Aga jah, praegu kodus olles olen ma pigem kasutanud kehaspreisid, sest need on odavamad. Ja kuigi need lõhnad niikuinii lähevad lihtsalt halvaks, kui ma ei kasuta neid, ei ole ma väga raatsinud päris lõhnasid kanda ja ma kasutan lihtsalt kehaspreisid. See on Victoria's Secreti oma, ma ostsin selle Istanbulist. Selle nimi on Cake Confetti ja see reaalselt lõhnab lihtsalt nagu väike vaniljakoogikene. Aga jah, kui kedagi huvitab, kuidas ma siin teisel pool kaamerat lõhnan, siis nagu koogike. Ja mu outfit, ma tahaks sellest rääkida. Ilmselt ma kannan lihtsalt enda merchi. Mulle muidu meeldivad pigem ümber riideid ja sellepärast ma võtsin endale S-suuruse, aga see siin, mis mul seljas on, see on mul teine merch, mis ma olen endale võtnud ja see on suurus XL. Ja ma tean, ma pole kunagi nii suurt suurust ise kandnud, aga ma võtsin selle sellepärast, et nagu sellega on lihtsalt mõnus on kodus olla, kui ta on nagu hästi suur ja ta on mugav. Ja nüüd ma olen aru saanud, et mulle lisaks veel meeldib see, kuidas see välja näeb mu seljas rohkem kui see, kuidas S mu seljas välja näeb. Nagu reaalselt ma kannan suurust XL. Lihtsalt tundes mind, kuidas ma olen terve elu endal alati XS-i selga ajanud. See on nagu väga suur elu ja mõtteviisi muutus minu jaoks. Sellepärast ma jagan. Aga ma pean nüüd lõpetama selle, mille ma alustasin, ehk siis munadepühadeks egg-days dekoreerimise. Mul on teises toas mõned munadepühade dekoratsioonid, mis ma olen endale suutnud siin koguda enne seda, kui kõik hullus lahti läks. Okei, tegelikult mu dekoratsioonid lähevad 2 kategooriasse. Esimene on kevad/egg day ja teine on see, mida ma tahan enda uutele riiulitele panna. See, mida ma tahan enda uutele riiulitele panna, enamus pole isegi kohal, aga ma näitan, mis on jõudnud. Esimesena on mul siin sellised väiksed tulukesed, mis lähevad omavahel pussa. Siin on nagu väiksed roosikesed, mis läheb põlema, kui te näete, kuigi praegu on päris valge. Siis ma tahtsin väikest kunstlilledega vaasi sinna riiulile panna. Vaasi jõudis ise kohale, aga lilli pole. See on nagu suht basic selline purgistiil. Ma ei tea, kas see on nagu millegile järgi tehtud või midagi, aga ma olen kuskil neid näinud ja see meeldib mulle. See on AliExpressist, need tuled olid ka AliExpressist. Järgmised asjad on mul lemmikud üldse ja põhimõtteliselt ma tellisin siis jällegi AliExpressist 2 pilti, mis siis pildiraamiga riiulile panna ja tegelikult siin peaks 3 ka olema, aga jällegi ma ei tea, kus see on. Aga 2 tükki, mis kohale jõudsid. Esimene on selline, nagu sa võid mind vihata, sa võid mind hate watchida, aga kui sa seda praegu vaatad, sa ei saa eitada, et see on ülilahe. Ja selle raam on siin, selle ma tellisin Fotopointist ja see sobib siia nii hästi, täpselt see vibe, mis ma tahtsin. Ja siis mul on teine pilt ja jällegi sa võid mind vihata, sa võid mind hate watchida, aga sa pead nõustuma, et see pilt on ülilahe. Nagu, what? Selle raam on siin. See on jällegi hõbedane, aga see on rohkem nagu peegeldav. Aga noh, suva, need lähevad kokku, ma arvan, pole hullu. Nüüd actual egg-day stuff. Neid mul väga palju pole. Sest nagu ma ütlesin, ma ei saa praegu poodi minna ja netis ma ei leia mitte midagi ilusat, mis nagu läheks mu koduga ka kokku. Esiteks ma ostsin sellised väiksed munad ja ma täpselt ei teadnud, kuidas neid täpselt kasutada, aga nüüd mul tuli idee, et kui te näete, mul on selja taga see vaas koos nende pajuokstega, mis ma korjasin üleeile õhtul. Ma arvan, ma riputan need sinna külge ja see on nagu ka üks mu egg-day dekoratsioonidest. Siis mul on siin üks ülicute väike änku, kes meenutab mulle täiega Baileyd. Ja jällegi ma jätsin enda kõige lemmikuma asja lõppu ja mul on siin selline pärg, aga mitte jõulupärg, vaid kevade munadepühade pärg. Aga hakkame siis väikselt dekoreerima ja paneme need riiulid ka magamistuppa ära.
ma ei tea, see näeb kaamerast natuke imelik välja võib-olla, aga päris elus see on natukene kenam. Ta ei ole lihtsalt väga fotogeeniline, sest et ta pole täiuslik dekoratsioon, vaid ta on siiski DIY projekt. Järgmisena seeriul, siin on siiamaani minu vanad jõulukaunistused. Need siin, need on täiesti jõulukad, kaovad niikuinii ära. Panin selle pärja siis ilmselt keskele, mulle meeldib ka jõuludel selle koha peale pärga panna. Tänase ma panin siia ja see on mul küll sügiseks jõuludeks ostetud, aga minu meelest see läheb ikkagi selle kevadvaibiga kokku, sest see on nagu puit, seal on uksad, et see on nagu selline ühtne läbiv teema siin praegu. Ja siin on tulukesed küljes, aga ma ei hakka neid praegu põlema panema, sest et liiga valge on. Siin taga minu üks ainus auhind mu elus, nii mulle meeldib seda siin riiulil hoida. Ja ma lisasin siia paar küünalt ja selle asja, et värvide mõttes see kõik ilusti kokku läheks. Ja nüüd viimane projekt. See tühi sein mu selja taga. Mul on siin 2 üksteise peal täiesti tavalist valget riiulit ja need lähevad siis üksteise otsa sinna seina peale. Ma ei tea, need on ikka väga tühjad praegu. Äkki ma leian kuskilt midagi juurde panna. Kas või küünla? Küünlad aitavad alati. Okei, see väga palju parem ei saanud, aga ma andsin endast parima. Ma siis panin siia paar lõhna, mis lähevad lihtsalt selle estetiikuga kokku. See on täiesti tühi niikuinii. See, okei, siin veel veits on. Ja see on ka kohe-kohe tühi. Ja siis ma muidugi panin siia ühe küünla, sest küünlad teevad alati asja paremaks minu jaoks. Selle ma tõstin siia ülesse. Ja siin taga on siis see pilt ja ausalt, kui ma saaksin siia need lilled nüüd sisse, see oleks lihtsalt nii ilus, aga ma pean veits ootama sellega. See oli siis minu kevade munadepühade Egg Day kaunistamise video, karantiini edition, sest enamus asju pole mulle isegi kohale jõudnud. Aga ma loodan, et teile meeldis see video, kui sulle meeldis see videos kindlasti anna selle thumbs up. Tänases videos saab shoutout'i Marii Laht, kes postitas minu eelmisest videost selle screenshoti. Kui ka sina tahad saada minu videos shoutout'i, sa pead tegema sellest videost ilusa näoga minust screenshotist, kui see on kole, ma ei taha seda postitada, panema selle endaga Instagrami story'sse või feed'ile, kasutama hashtagi Diana Banana uus video ja kindlasti mind ära tagima. Ja by the way, ma näen ainult neid postitusi, mis on tehtud avalike kontodel. Kui sul on privaatne konto, ma lihtsalt ei näe, mida sa postitad ja mida sa teed. Nii et jah, see on asi, mida meeles pidada. Aga häid pühi ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.